Praegu kevadel, kui aiatööde periood on alanud, siis on inimestel üheks probleemiks lisaks taimede hankimisele, ostmisele ka see, kuidas ja millega ning kui palju väetada. Sellepärast, et tegelikult kui me läheme kuskile aianduskeskustesse, siis see väetiste lett on kaunikesti suur ja õigete valikute tegemine on suht keerukas. Väetiste valiku aspekte võib olla loomulikult mitmeid, kuid kas võib olla ka nii, et väetise brändil on mingi otsustav tähtsus? Loomulikult on, et täna me olemegi tulnud siia Riketsi aiandisse, kus kasutatakse siis meie pikaajalise toimega väetisi. Et meie pakumegi siis Horticomi brändi all profiväetisi, mis on pakendatud ekstra siis väikepakendisse, et need oleks tavatarbijale ka kättesaadavad. Nii et kui ma sinu vastuse natukene ringi sõnastan, on see, et kui taim on ühe toiduga harjunud, siis kõige parem on see, kui ta jätkab samal nii-öelda menüüga. Loomulikult, et kui me kasutame ka kodus samasid väetisi edasi, mis on juba taimele tuttavad, siis ei satu nad stressi ja kasvavad ilusti edasi. Kui eristada taimi kasvukoha järgi, siis minu arvates ampel vajaks eriti head väetamist. Kuidas sellele on rõhku pandud? Ja, et meil on välja töötatud spetsiaalne lilleamplite kastmisväetis, mis siis erineb kõigist teistest turul saadaval olevatest lilleväetiste koostisest, siis kuna seal on siis 3 korda rohkem fosforit, mis on siis väga oluline just õienuppude tekitamisel ja et need õienupud tuleksid siis väga suured. Ja lisaks kõrge kaaliumisisaldus, siis, mis tagab siis väga lopsaka õitsemise ja just seda väetist kasutades saabki siis ilusad ümmargused lilleamplid. Et meie kõige populaarsem on siis suvelille kastmisväetis, seda on siis 3 erinevas pakendis ja tema tooraine on tuntud ka Terraflex T nime all, mida vanemad aiapidajad kindlasti väga armastavad. Aga lisaks on meil ka pikaajaliselt toimivad suvelille väetised ja siis on ka roosidele erinevad väetised ja ka teistele siis püsikutele. Meie kõige uuem väetis on heki ja ilupõõsaste pikaajaline väetis, et ka neid ei tohiks suvel unarusse jätta. Ja ühe olulise infona tooksin siis välja selle, et on väga soovitav, kui te jätkate taimede kastmist, taimede väetamist nende väetistega, mida nad juba titest peale on saanud ja mida nad armastavad, nii et kui Riketsi lilled, siis Horticomi väetis.